kuigi nüüd on juba suvi hästi edenenud ja me oleme jõudnud juuli teise poolde, siiski ma juba tahaksin, et mõned viljad oleksid värvunud, aga praegu on hetkel veel kõik rohelised. Siis see töö, mis nüüd veel ka tuleks ära teha nende kõrgekasvuliste tomatitega, on siis, et tuleks osadel taimedel latv ära murda. Aga kuidas seda teha ja millal seda teha, et ma natuke räägin sellest, kuidas ma ise või mida ma ise olen enda kasvuhoones jälginud. Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. Meil on küll väga palavad ilmad, aga ometi on vaja tulla siia kasvuhoonesse ja veel üks töö nende tomatitega ära teha, enne kui ma võin hakata ootama nende viljade värvumist. Nimelt olen ma vaatamata sellele pidevale kuumusele, mida ma hirmsasti pelgan, väga tubli olnud ja käinud ikkagi siin kasvuhoones ja lehekaenlast just nendel kõrgekasvulistel tomatitel need kasvud ära võtnud, nii et ma olen üsna rahul oma tomatitaimede väljanägemisega. Aga veel üks töö tuleb ära teha, enne kui ma saan hakata ootama nende viljade värvumist. Nimelt see, et minul said see aasta taimed natukene hiljem kasvuhoonesse. Kuigi nüüd on juba suvi hästi edenenud ja me oleme jõudnud juuli teise poolde, siiski ma juba tahaksin, et mõned viljad oleksid värvunud, aga praegu on hetkel veel kõik rohelised. Siis see töö, mis nüüd veel ka tuleks ära teha nende kõrgekasvuliste tomatitega, on siis, et tuleks osadel taimedel latv ära murda. Aga kuidas seda teha ja millal seda teha, et ma natuke räägin sellest, kuidas ma ise või mida ma ise olen enda kasvuhoones jälginud. Nimelt tuleb teha seda nendel sortidel, kes on siis need kõrgekasvulised, ehk siis kasvu mitte lõpetavad, ehk siis need indeterminantsed sordid, sellepärast, et ega nemad aru ei saa, et me hakkame juba suve teise poolde jõudma. Ja nemad oma kasvu ei lõpetakski üldse. Kui meil ainult seda talve, siis ei tuleks nii, et kui meil tuleb sügis, siis loomulikult külm võtab nad ära. Aga selleks, et julgustada ka siis seda taime neid vilju ja neid kobaraid, mis on ka hästi viljastunud lõpuni kasvatama, nii nagu mulle see paremini sobiks, siis lisaks nendele kasvudele, mis tulevad lehekaenlast, on nüüd aeg ka see latv ära murda. Siin üleval vastu lage on tegelikult näha, et ka üks kasv lehekaenlast on jäänud mul võtmata, mis tõttu siis taim on seda kasvu kasvatanud, aga oleks võinud hoopiski neid viljastanud õisi rohkem viljadeks kasvatada. Ja mina lõikan siis oma kõrgekasvulised tagasi siis, kui ma olen selle sordiga juba tuttavaks saanud. See siin on üks Itaalia pärimussort, keda ma kasvatan esimest aastat ja teda mina ei jäta siia üles niimoodi roomama. Mul on mõned lemmikud kirstomatid, kelle puhul ma tean, et kui ma jätan tal latva alles ja suunan selle latva mööda seda laealust kasvama, et siis ta jõuab ka neid alumisi kobaraid ilusti kasvatada ja need värvuvad ka kenasti. Aga kuna temaga mina veel sõber ja tuttav ei ole, ta on alles esimest aastat minu kasvuhoones ja ma tõesti tahan neid vilju juba proovida, siis selle värvumise julgustamiseks ma lõikan selle latva ikkagi ära. Ja ma teen seda praegu niimoodi, et ma lõikan isegi need õiekobarad siit ära. Mul on seda sama sorti veel mõned taimed siin kasvuhoones kasvamas, nii et ma saan teiste peal siis proovida, mis oleks, kui ma paneksin ta siit niimoodi ringiratast käima. Üks sort, keda ma tagasi ei lõika, kelle latva ma ei kärbi, on näiteks Goldkrone, kelle puhul ma tean, et ta saab ideaalselt hakkama. Kellel on vajadus ja huvi endale veel suve teises pooles tomatitaimi juurde teha, siis sellised kasvud saab panna vette ja kuskil 10 päevaga tulevad neil juba juured alla. Ehk et siis tegelikult sisuliselt see ei ole komposteri materjal, vaid sellest saab teha endale juurde ka tasuta taimi. Ja siin samas kõrval on mul ka veel üks kõrgkasvuline taim, on meie enda Eesti sort Malle. See on siis üks minu lemmiksorte, mis on, mulle meeldib öelda tema kohta, et tema on kõige rohkem tomati moodi tomatisort. Ja siit samamoodi, siin on küll mõned õienupud, mul on teises kasvuhoone otsas veel mõned malled. Nii et ma ei tunne ennast väga kurvana, kui ma nüüd need õienupud ka ära lõikan siit. Ja jätan siis peale viimast õiekobarat ka mõned lehed siia, et lehti siis palun ärge võtke taimedelt ära, sellepärast, et tomat ikkagi vajab oma lehti, et siis kasvamist toetada. Muidugi alumised lehed võib ära võtta
siis kui on vaja ikkagi õhuliikuvust juba parandada kuni esimese õiekobarani. Ja loomulikult, kui on mingid kahjurid äsja avastatud ja vaja nende haiguste levikut näiteks piirata, siis loomulikult võtta terve leht välja. Niisiis, mina võtsin siis ladvad ära praegu juuli teises pooles, sellepärast et minu tomatitaimed jõudsid sel aastal pisut hiljem kasvuhoonesse kui tavaliselt. Lisaks on siin kasvuhoone kõrval olev sirelihekk ootamatult kõrgeks kasvanud ja mu taimed ei saa praegu piisavalt valgust, nii et selle latvade äralõikamisel just nendel kõrgekasvulistel tomatitel loodan ma siis soosida seda, et need viljad hakkavad ka peagi pärvuma.